Suurhoonesse kella 5 teele läks Saarbu üksi, sest ta polnud veel jõudnud soetada endale vastseid tutvusi ja vanadega liituda polnud mõtet. On ju suvitus selleks, et puhata kõigest harjunust, koguda uusi muljeid ja uusi elamusi. Loomult kaugeltki mitte kergemeelne, otsustas Saarbu endamisi siiski, et väike flirt vahelduseks poleks paha. Pealegi, jah, kes võib garanteerida, et siinsamas Narva Jõesuus ei tutvu sa neiuga, kes hiljem võib-olla kannab nime proua Saarbu. Kõik on maailmas võimalik ja suvituskohas eriti, sest tõtt ütelda, linnas pole Saarbul iial aegagi mõelda muule kui tööle. Niivõrd palju energiat ja tahet nõuab noor, alles vaevu sissetöötamise staadiumist välja jõudnud äri. Saarbu valis endale nurgalaua orkestri juures ja istus, tellides klaasi jääkohvi ning väikese pudeli vermutit, mille jahutajast hoovas mõnusat külma. Külalise saabus ühte soodu ning peagi alustas orkester esimest lugu. Ruumikas sammasrõdu, siledaks poonitud põrand täitus tantsivaist paarest. Saarbu laskis pilgul rännata üle laudade, sihiga leida eneselegi sobiv tantsupartner. Mida enam ta aga vaatles istunud daame, seda vähem mõtles tantsimisele mõnega neist. Koolitüdrukud suuremas enamikus, mõni nendest ju päris kena, siis ametnikke, naisõpetajaid, nende iseloomuliku näejoontega, milles loomulik lõbusus ja temperament peab alatis võitlust teeseldud tõsise ja harjumuseks muutuva pealesunnitud valju ilmega, noori koketeerivaid abielunaisi. Ei, seni polnud ruumikal rõdul Saarbu jaoks midagi. Endel laskis tuua endale äsja ilmunud kohaliku ajalehe Põhjakodu ja süvenes joonealuse lugemisse. Kui ta veidi hiljem silmad lehelt tõstis, nägi ta, et kõrvallauas, kus varem istus halli rõivastatud keskealine mustade lühikeste vurrudega härra, oli seltskond suurenenud ühe härra ja ühe daami võrra. Kuid millise daami? Endel Saarbu pidi ta vaatlema ikka ja ikka jälle. Kui hoopis erinev oli see naine kõigist neist teistest, keda Saarbu oli näinud seni siin Jõesuus. See ei olnud tardunud šabloonnaeratusega tantsunukk ega pruuniks kõrvetatud nurgeline spordigirl. Ei, kogu neiu olemusest hoovas midagi erilist. Võõrapärast ja värsket. Midagi nii värsket, et Saarbu arvas tundvat metsade ja heinamaade lõhna. Kust võttis ta selle assotsiatsiooni, selle üle imestas endal isegi. Teadis vaid, et see oli õige. Tüdrukus oli miski, mis sugereeris seda. Pruunistunud, kuid mitte väga tumedaks põlenud ovaalne nägu, ümbrisenud tumeblondidest peaaegu šataanidest juustest, tahtjõudu osutavad kaunilt vormitud huuled ja veidi madal väikese nõoga nina, seda kõike nägi endal ainsa pilguga. Nina lai ülaosa laskis paista, nagu oleksid silmad üksteisest liiga kaugel. Ka olid nad ebatavaliselt suured ja tumedad, tingimata sügavsinised või hallid, arvas endal. Veidi ülespoole silmanurgad andsid tüdruku näole idamaist ilmet, mis oli heledate juustega teravas vastuolus. Naine kaugeltki mitte Veenuse näoproportsioonidega, kuid ülimalt huvitav. Viimast suurendas veel maitsekas tumeroheline kleit musta jakikesega ja samu värvikombinatsioon omav kübar, mille musta-rohelist elustas valge garnituur. Saarbu pingutas end, et näha, kas daam kannab laulatussormust. Tükk aega kestnud vaevanägemise järel veendus insener, et ta huviobjektil oli vaid üks sõrmus. Punase kiviga, mida kandis vasema käe nimetis sõrmes. Ta pole abielus, ütles endal enesele ja tundis, kuidas seda ebatavaliselt rõõmustas. On seda eestlanna? Vaevalt. Selleks näita liiga võõrapärane. Sakslanna? Soomlanna? Ajalehe varjust pööras Saarbu oma pilgu jälle kõrvallauda. Naine istus küljega tema poole. Tingimata soomlanna veenis endal ennast ja tundis sõõrmes jälle midagi lagendikudest ja metsadest. Samas valmis temas otsus, iga hinna eest lähemalt tutvuda selle daamiga. Valanud enesele klaasi täis ja endal varitsema soodsat hetke daamile lähenemiseks või tema tähelepanu endale tõmbamiseks. Tavaline silma tegemine, abinõu, mida praktiseerivad paadunud elumehed ja upsakad keigarid, oli Saarbuule hingepõhjani vastik. Tal oli vaid vargne lootus, et võib-olla saabub hetk, millal neiu jääb lauda üksinda. Selleks oli aga vähe väljavaateid. Mees hallis ja uustulnuk noorepoolne süsimustade läikivate, ülitatud ja piinlikult kammitud juustega tüsedusele kalduv härra ei tantsinud, vaid istudes teine teisel pool lauda ja ütlesid millegi üle väga innukalt. Seejuures vurrudega mees vaatas vahel terava pilguga ümber ringi. Daam ei võtnud kõnesest osa, ta mängis õlekõrrega morsiklaasis. Aeg-ajalt laskus ta kergelt toolikorju najale ja kuulatas poolsuletud silmi muusikat.
Seda maksis teha tõepoolest. Narva Jõesuu kuurhoone kohta peab ütlema, et heast muusikast on seal alati lugu peetud. See 9-meheline orkester koosnes Tallinna virtuoosidest ja oskas labaseimatki tantsušlaagrit serveerida sellise peene tõlgitsemisega, et arvasid kuulvat kontsertpala. Kuigi Saarpuu ei osanud mängida ühelgi muusikariistal, tal polnud kunagi lihtsalt aega helikunsti saladustesse tungimiseks, oli ta siiski väga musikaalne, tundis naudingut igast heast palast. Nähes sedasama ka tundmatu daami juures, tundis endal endast ärkavat mingit seesmist soojust ja poolehoidu naabrinna vastu. Üha palavamaks muutus ta soov. Peaks ometi avanema võimalus kutsuda ta tantsima. Endel plaanises juba kaugemalegi. Kui ei saabu sobivat hetke tuttumiseks, jälgib ta tundmatut pärast selle lahkumist ja teeb nii kindlaks daami elukoha. Sellega oleks ükski tugipunkt käes. Edaspidi see dikteerib juba homne päev. Ent juhus tuli siiski nii, nagu Endel seda soovinud. Pargist kostis mingi autosignaal. Paistis, et daami kaaslased olid seda oodanud, sest nad tõusid ja läksid läbi aia välja. Kusjuures hallis ülikonnas härra sosistas enne midagi daamile, mille peale viimane pead noogutas ja ükskõikse näoga taas õlekõrre võttis. Endli süda hakkas kiiremini kloppima. Nüüd, mõtles ta. Ja nagu saatuse heal soovil alustas orkester uut tantsupala. See oli tango. Endli lemmiktants. Saarpuu pani lehe lauale, tõusis, astus paar sammu ja kummardas daami ees. Kas tohin paluda? Daam tõstis pea äkilise liigutusega. Ihmunud näol suuri silmi vahtis ta Endlile otsa, kes muutus teise kohkumises segaseks. Jumal hoidku, kes heitub siis nii, kui ta kutsutakse tantsule? Endel kummardas veel korra kergelt. Andestage palun, kui häirisin teid. Tahtsin teid vaid paluda selleks tangoks. Ihmunud vaade neiu näos kadus sama ruttu, kui oli tulnudki. Suuris sügavais silmis, need olid rohekas hallid, Endel nägi nüüd selgesti. Helkis sõbralikust ja huulile tekkis naeratus. Oo, ütles ta vaid ja tema meeldiv alt paitas Endli kõrvu. Andestage, mõtlesin millelegi ega taibanud esimesel hetkel. Daam tõusis nüüd sundimatult, toetas naerates käe Endli õlale. Parem käsi ümber neiu piha, vasem hoidmas teise paremat kätt hästi ravitsetud tugevatest ümmargustest sõrmedest. Tundis Endel jälle seda hulluks tegevat lõhna, mille kujutlus tungis ta ninna juba esimesel hetkel, mil nägi kõrvallauas istujat. Neiu tantsis rütmikalt, painduvalt ja julgelt. Endel võrdles seda terasvedruga. Oli mingi jõulikkus, mingi sundimatu uljus ja enesekindlus koguda rühis, igasta sammus ja liigutuses. Siin on naine, kes teab, mida tahab ja kes saab, mida tahab. Tajus Endel vaistlikult. Nad ei rääkinud sõnaga, kuni orkester lõpetas mängu. Tantsid jäid kohtadele ja nõudsid plaksutades lisa. Ka Saarpuu plaksutas tugevasti. Teile meeldib tango väga, kõlas ta kõrvu meloodiline alt, kui muusika oli taas lugu alustanud. Neiu vaatas alt üles Endlile näkku ja ta suunurgis mängles naeratus. Sõltub eelkõige partnerist. Ka Endel naeratas ja ta käsi neiu piha ümber surus hetke tugevamini. Tavaliselt ma pole eriliselt tantsuhuviline. Tantsite väga hästi. See neiu üteldud kompliment sundis Endlit punastama. Peab oskama veidi preili. Kas või ainult nende teatavate hüvede pärast, mida pakub moodne tants. Nii, millised oleksid need hüved? Noh, kas või seegi, et võid meeldivat daami hoida oma embuses kartuseta, et sul järgmisel hetkel tuleb selle daami kavaleriga püstolite peale minna. Neiu naeris. Tema lumivalged hambad paljastusid. Bravo! Tõesti parim definitsioon, mida ma olen kuulnud, kuigi vähemasti käesoleval juhul see hästi paika ei pea. Kuis mõista seda? Nii, et praegu võite olla julge väljakutsujate eest. Preili soovib ütelda, et tal pole kavaleri. Loomulikult, vastasel korral tantsiksin ma ju oma kavaleriga. Nüüd on minu kord ütelda bravo, lausus Endel rõõmsalt ja pigistas õrnalt partneri kätt. Tõepoolest, mu suvitus algab õnneliku tähe all. Saabusid äsja, eile õhtul. Muusikandid lõpetasid tantsu. Ei aidanud, et Saarpuu neid mõttes laiskvorstideks, logarditeks ja veel hullematekski sõimas. Tantsijad lahkusid põrandalt ja Endelgi pidi oma partneri viima lauda tagasi, kuhu vahepeal oli saabunud ka neiu endine kaaslane härra Hallis ülikonnas. Juhtinud tantsukaaslane kohale, Endel kummardus ja esitles end. Endel Saarpuu. Neiu ulatas talle sundimatult käe ja heitis põgusa pilgu oma lauakaaslasele, lausus. Raina Kajansoo. Ja siin minu vend. Endel kummardas kergelt ja surus hetke teist kätt, mille härra talle aeglaselt vastu ulatas. Sellest hetkest, mil ta vaatas neiu kaaslasele näkku, piisas teadmiseks, et härra Kajansoo ja ta kaugeltki meeldivaks tutvuseks ei loe. Mehe ilme oli pahur ja ta ei püüdudki seda varjata.
väga rõõmustav, sõnas Kajansoo rabeda haukuva häälega, kusjuures tema hääldamises oli tunduvalt võõrast aktsenti. Härra Saarpuu vabandab, et mu õde ei saa paluda teid viibida hetke meie seltskonnas, kuna peame kohe lahkuma. Ta viipas ukse juures seisvale kelnerile ja Saarpuu nähes, et muud üle ei jää, kummardas veel kord kergelt ja istus oma lauda. Kuurhoone eest kostis tuttav autosignaal ja Kajansoo, olles maksnud arve, tõusis. Ta sammus rõdutrepist alla, pööramata pead. Preili Kajansoo järgnes talle, heitis enne lahkumist Saarpuule naeratleva pilgu ja noogutas vaevu märgatavalt pead. Autosignaal kostis uuesti, seekord juba kannatamatult. Kindlasti see teine ootab, arvas Endel, mõteldes mehele, kellega koos Raina Kajansoo oli tulnud. Orkester mängis taas, pidas vahet ja alustas uuesti, kuid Endel ei kuulnudki enam muusikat. Ta imes oma vermutit ega saanud olla mõtlemata oma äsjasele elamusele. Milline tüdruk, issand, milline tüdruk. Selle kõige juures kaugeltki mitte ilusaim kella viiedel viibijast. Mis on siis õieti, mis paelub tema juures nii? Sel hetkel Endel Saarpuu, kellel vaatamata ta 30 aastal polnud seni kuigi palju kogemusi naistega, hakkas taipama, mida tahetakse ütelda sõnaga seksapiil.